Terekest kõigile! Täna ma räägin sellest, et miks ma kinni olen. Ja olen palju aega mõelnud selle peale ja uurinud, lugenud ja siis nüüd ma mõtlesin välja sellise joonise ja sama aeg ma siis kirjutan, et kuidas see minust tundub, et miks on inimesed kinni või miks on kinni olemine on meile selline raske samm, kuidas edasi minna. Ehk siis joonistame siia, et miks ma kinni olen. Kõik on hästi näha. Niimoodi. Ja kui ei küsi õieti, siis ega siis lahendust ka ei leidu. Ma arvan, et näeb hästi. No nii. Siis joonistame siia sellise ringikese, kus siis ma praegu istun. Niimoodi. Ja siin ringikeses olen mina rõõmsameelne. Ja muudkui aga mõtlen ja mediteerin, et mis siis toimub. Ja see on ehk siis korduv ring ja sama elu, kus ma olen. Korduv ring. Sama elu. Ja see tähendab seda, et sa elad seda elu iga päev, kogu aeg seda sama rütmi. Et ei tee mitte midagi muud, töö, kool, kodus, mida kõike. Et korduv ring, sama elu, kõik kordub. Nii. Ja milliseid siis mõtteid me siin või ma siis mõlgutan siin. Et mõtted tulevad, et samad mõtted, et samad mõtted. See tähendab seda, et jälle tööle, tööd koju, siis mõtled, ei tea, kas seal on süüa, ei, ma pean poest läbi käima. Kogu aeg mõtled seda sama. Näiteks lähed koju, on sul lapsed või mees või vaatad, et mitte midagi ei ole juhtunud, tööd ei midagi, keegi ei ole teinud. Juba tead, et kui sa lähed koju, et seal on samad probleemid. Samad probleemid jätkuvad, kõik samad küsimused, lapsed koolist küsivad, et tulevad koolist ja räägivad oma lugusid natukene, siis kui on mitu last veel, siis pead mõtlema, et kes millal räägib, et jõuaks ära kuulata või kas üldse jõuab kuulata või siis tekitab sellise rahulolematuse tunde, et nii palju pingeid ja asju. Olematus. Ja siis sellega seoseb, tuleb selline mõte kogu aeg, et miks midagi siis ei muutu, et mida ma siis pean tegema, et iga päev on täpselt see sama asi. Miks midagi ei muutu? Vot. Sellised küsimused on peas, üritame küll või üritan olla küll positiivne, et kõik on korras, aga tegelikult ei ole. Mis siis tuleks teha selleks, et midagi muutuma hakkab? Selleks võiks näiteks olla
selline, et tavaliselt me teeme midagi natuke muud, ehk siis põgeneme kodutsoonist välja. Mugavus kodutsoonist välja põgeneme, läheme kuskil joogatundi või oleme teistes seltskondades, kus ei ole meie lähedasi. Ehk siis järgmise ringi siis ma teeksin kollane, sest et see tundub juba mõnusam. See tundub mõnusam ja natukene saad oma punasest ringist välja. Ja siia siis ma mõtlesin, et panen mugavus ja põgenemine. Tundub hea, aga ei muuda midagi. See on selline vahekoht, kus olla. Mugavus ja põgenemine. Ja samas tundub hea, aga midagi ei muutu. Tundub hea, aga ei muutu. Ehk siis, mida me selleks siis kasutame, et see vahekoht hea oleks? Meil tekivad ümber sõbrad, ehk siis sõbrad on üks hea asi. Sõbradega rääkime telefonitses, muredest välja rääkimine. Teiseks on niimoodi, et pärast tööd, kui lähed poodi süüa ostma, siis jääd shoppama. Ehk siis shoppad, lihtsalt kõnnid ja vaatad, kas siis ostad midagi või ei oska. Tavaliselt murest inimesed siis ma kirjutasin inglise keeles, aga noh, vahet ei ole. Ma arvan, et saate et siis see on selline, et sa nagu saad oma mõtteid mujale ja sa lihtsalt siis teed midagi mõtlemata. Puhkad sellel hetkel kõikidest muust. Mis siis veel on selles suhtes hea toit? Sellega on ka hea minna üksi sööma, aga siis mõtle jälle, aga minul on küll niimoodi, et kui ma pärast tööd läheks, mõtlen, kõht on nii tühi, läheks sööma kuskile. Kirjutame hea söök. Aga siis tekib jälle nagu enda sees tunne, et aga pere on kodus, kõigil on nälg, et võiks siis kõik koos minna, aga samas tekib selline ristriid, eks selline tunne, et kui ma nendega lähen, siis ma ei saa ise puhata, aga ei taha üksi ka olla, tekib nagu, et ma nagu ei või võtta endale aega, et ma ei või minna kuskile mujale. Aga et jälle sellest punasest ringist välja minna, siis sa pead võtma hetke, et vahelt midagi ka endale lubada. Näiteks jooga. Või siis treenima minna, jõusaali minna, kuidas keegi midagi teeb, õues kõndimine, jalutamine, see on väga hea puhkus minna hetkeks välja. Ja see kõik annab nagu hea tunde. Annab hea tunde. Aga ainult hetkeks. Aga hetkeks. Tundub nagu hea olla, aga see on nii hetkelt. Ehk siis teeme ka siia natuke jooniseid juurde. Ehk siis head sõbrad. Olen siin keskel. Ja paneme siia poole ka hea sõbrakese, kes siis minuga koos aega veedavad. Nii. Ehk siis shoppamine. Muidugi. Shopping.
teeme siin käru nagu shoppamine teeb hea tunde. Puhkama minek, mina näiteks ei harrasta puhkust, mina ei mene kuskile palmide alla ja saarele. Nagu ma ei ole nagu selline reisija tüüpi veel, äkki juhtub, et on. Siis muidugi hea söök on. Söök. Midagi süüa. Ja siis muidugi jooga. Ja see ongi meil aju ainult hetkeks. Me saame hetkeks minna oma maailmast, oma punasest maailmast kõrvale ja olla seal mugavuses ja põgeneda sealt kõigest punasest ja olla hea ja teha kõike seda, mida hetkeks. Siis, kui see lõpeb, saad koju tagasi ja jälle kõik hakkab otsast peale. Aga kuidas siis seda nagu lahendada, kuidas sellest siis välja saada? Siis selleks teeme, nagu ikka loodus on roheline, hea, see teeb hea tunde. Teeme siia mõnusa rohelise ringi. Ja rohelisse ringi kirjutamegi kasvamine. Ja see roheline ring muudkui liigub edasi sellepärast, et me kasvame kogu aeg. Aga väga kergesti võime tulla tagasi siia punasesse ringi. Kui me väsime ära, lähme siia punasesse ringi tagasi. Muidugi võime ennast topata, minna siit üle ja kasvada edasi. Kolmandaks siis ma valitsen siia, et me panemegi kasvamine. Kasv ehk siis lahenduse leidmine. Vabandust, nüüd ma sodin siin natukene. Lahendus. Et elu muutus, et minu elu natukegi muutuks, leiame siia lahenduse, elu muutus. Et kuidas siis seda elumuutust lahendada on, et need otsused ehk rasked asjad, mis meie elus on, need rasked otsused läbi mõelda ja kuidas neid kergemaks muuta. Rasked otsused. Rasked otsused kergemaks muuta. Näiteks, et kui lähed koju ja kõik tulevad sulle külge ja hakkavad oma asju rääkima, siis sa võid selle lahendada niimoodi. Nii et paned ajagraafiku näiteks. Kui on tõesti aega vähe, siis ütled, et nii, ole hea. Kas iga päev lapsed tahavad sinuga rääkida? Kas siis paned, et nüüd räägib Mari, poole tunni pärast, kui on vaba, räägib Jüri ja teise poole tunni pärast siis räägib Marika, eks ole. Ja mees ootab viimast, sest et mees on täiskasvanud, võtame lapsed enne. Et mees peab ootama oma järjekorda. Või siis tuled koju ja ütled, et kallis mees, kas sa võid hakata kartulit koorima? Või ütled talle, et kas, või kui ta ei tahagi talle midagi öelda, siis ei olegi vaja öelda. Või sul ei ole meest, siis lihtsalt võtad lapsed enne. Samas saad hetkeks istuda ja puhata, aga kuulad lapsi ja räägite oma probleemid ja asjad läbi. Ongi kõigil hea olla. Või siis võtate sama aeg, kui räägid lapsega, siis teete ka koos süüa. Ehk siis esimese lapsega võtad väikselt kõige noorema, võtad näiteks, hakkad siis temaga salatit tegema. Teed kõige lihtsama söögi, mis teil kahe peale nagu kõige kergem teha. Siis võtad järgmise lapse
et no sinu kord, et tule, lähme siis, võtate 2 kärbest hooviga, ütleme nii, et ei istu käed rüppes, vaid või siis ise nagu koorin kartulit ja laps räägib siis näiteks, näitab raamatus või õpib näiteks matemaatikat ja ütleb, et ei õnnestu, ei oska üldse. Siis samas õpetad ja räägid ja teed midagi, et leiad lahendust selline, et mida mõlemale meeldib teha. Siis näiteks just, et see tähendab seda, et võtad ette uued sammud. Ehk siis ajagraafik. Ei ole kindel, kas ma kirjutan õiget eesti keelt, aga noh, te arvatavasti saate aru. Siis hirmudest nagu üle saada, et see, kui sa tuled töölt koju, et ei karda, et mis sind ootab, vaid võtad selle hirmu nagu sellise, kuidas siis seda öeldaksegi, et võtad selle nagu ette üllatusena, mõtled, et no huvitav, mis mind täna ootab, mitte ei hirmuta ennast, et issand jumal küll, jälle hakkab see pihta, vaid lähed koju, mõtled, et mida huvitavat täna lapsed mulle öeldi, et see sõna hirm on nii tugev ja negatiivne, mõtled selle sõna ümber teistmoodi. Ehk siis, et põnevusega ootad, mida täna laps on, arvatavasti räägi midagi head koolist, et nagu ei tule midagi paha, vaid hirmu ümberpööramine. See on küll väga tähtis minu arust. Ja vastutuse jagamine. Kirjutame siia. Vastutuse jagamine. See tähendabki seda, et kodused tööd jagame ära, mitte nii, et tulen koju ja mina pean kõik otsast peale tegema, vaid jagame ära, et kes teeb mida millalgi. Ehk siis, et ajagraafiku, ma tunnen, et graafik vist ongi, okei. Siis ja sellega tekib nagu rohkem endal aega ja sellega tekib aega ka teistele. Et lapsed ei ole telefonis ja ei oota, millal söök valmis saab. Samas tal on hea meel, et näiteks teeb hea salati ja teised hakkavad harjuma tema salatitega ja tal on hea pakkuda näiteks, ütleb, et täna ma panin soola rohkem, et kuidas teile maitseb, teised ütlevad, oi kui maitseb, kõik nagu kiidavad, positiivsus, kõikidel on hea meel, kõik tuleb nagu. Ehk siis kirjutame siia, noh ikka siia positiivsus. Positiivsuse nagu elus hoidmine. Ja väiksed asjad, ehk siis väikeste asjadega võib tõsta oma energiat, oma olemist. Ja see tähendabki seda, et kogu aeg liigume ja mõtleme edasi, mis oleks hea. Et kui sellistest asju tuleb lisa, muidugi neid on nii palju, mida kõike siia kirjutada, aga mida ma tahaks siia kirjutada on see, et julge teha asju teisiti, julge mõelda teisiti. Julge mõelda ja teha teisiti. Ja see elu muutub sellega seoses, kui sa hakkad väikestest asjadest. Elu muutub. Muutub täitsa nagu iseenesest.
Seepärast, et kui ma ise muutun ja ei ole hirmuga kodus, vaid lähen, teen ukse lahti, nii mu nägu on kohe selline kurb ja ma olen tige ja ma ei tea kohe. Kui üritan nagu hetkeks rõõmsameelne olla, aga ega kaua ju ei jaksa, eks sul, kui on sul hirm, et mis nüüd toimub, mis mu kodu sees ootab, selline tead pessapraas ja kõik on sassis, mitte midagi siin ei ole tehtud ja kõik on nagu jube. Aga lihtsalt ütlemegi niimoodi, et lähed koju ja kõik on sassis ja siis laps läheb vastu, hakkab oma asjadest rääkima ja siis sa ütled laps, et issand, kui ilusad riided sa oled täna endale pannud kooli. Et kas need on kooliriided? Ütleb jaa. Siis sa näed kohe, et tema energia muutub, kuigi olen väsinud, aga ütled nagu sellist lihtsalt asja. Et lihtsate asjade tähele panemine. Lihtsate asjade tähele panemine ja kõige tähtsam väljaütlemine. Et ei jäta enda meelde seda, tähendab, ei jätta välja ütlemata, sest meie keha on energia ja meie hääl on energia ja siis, kui sa ütled koju ja ütled esimesed asjad tuppa tuled, ütled, miks teie jalanõud on siin sassis, kuidas ma siis tuppa pääsen, kui ma ei saa ustki lahti teha. Kohe energia, negatiivne energia lendab. Kohe see tekitab lastele ja kogu perele, kes siin sees on ja sinul ise endale kohe sellist kõik kohe teavad, kuulsid esimesed sõnad, et hakkas pihta, lapsed omast seast mõtlevad, et ei, ma ei lähe täna rääkima, kuidas mul koolis läks. Tegelikult mul läks nagu hästi, aga võiks nagu rääkida, et mul läks hästi, et äkki emal tuleb hea meel. See kohe tekitab sellist asja, et no, ma olen telefonis vaikselt, söögid lõhnad tulid, eks ema kutsub varsti sööma, no ma lähen siis sööma, vaikselt söön ära, ma ei taha ema nii tige seal, et isaga räägib juttu ja nii tigetseb nagu pott podiseb seal ja lähen oma tuppa, võtan söögi, lähen sinna, sest lapsed tavaliselt lähevad oma tuppa sööma vaikselt, seepärast nad ei taha seda energiat, seda negatiivset energiat üleval, kui on see, ei taha seal ju koos süüa. Aga see, kui sa tuled uksest sisse ja ütled, et vau, ükskõik, mõtle midagi välja, näiteks siin toas on hea lõhn, keegi pani endale lõhna, lapsed näiteks mõnikord innustuvad, ütled, issand, kui hea lõhn ja siis mõtled, kes see nii head lõhna endale peale pani? Issand, kui hea, kohe kodu on hea lõhna, kohe positiivsus tuleb. Nii kui uksest sisse tuled, kohe on positiivsus. See väikene asi, sa muudad kohe oma nagu kodu selle töö juures, ehk siis samad asjad, võid seda sama asja teha. Kui mina alustasin nüüd uue töökoha ja ma olen väga palju inimestega nagu tegemises, siis ma otsin nendest väga palju midagi uut, näiteks et kui ma näen, kliendiga räägin juttu, ütlesin, et issand, kui ilusad silmavärid teil, või tähendab, teil silmad on nii ilusad värvid, jumal nagu taevasinised, vaata, nii ilusad, et kohe nii ilus on teid kohe teenindada. Sa näed, kui kliendil on kohe, ta kindlasti teab seda, et tal on ilusad silmad. Või siis ütled, et vau, kui sa näed, et ta tuleb ja selline nina maas ja paha tunne, siis ütle näiteks, et vau, kui ilusad värvi juuksed, ma näin, et ta on nagu värvinud, et oi, ma käisin just juuksuris, siis ta on nii hea meel. Või siis on niimoodi, et tuleb klient ja tahab näiteks värsket liha osta ja kaalun ja pakun talle seda liha ja siis mõtlen, et tavaliselt vanemad inimesed on sellised jutukamad, mõned on, mõned ei ole ja siis näiteks et küsin, et mida teil siis täna plaanis on, näen, et korvis on kõiki muid asju, siis ta hakkab jutustama, oi, ma panen seda liha, ma siis panen sedasi, ma panen neid maitseaineid ja siis ütlen pool naljaga, et kus te elate, äkki ma tulen külla, mis kell teil söök valmis on, siis ta hakkab naerab selline mõnus ja ütlesin, et jaa, nali, siis selline mõnusa positiivse asja üleval hoidmine, siis otsid nagu ükskõik mis asjast nagu väikese iva ja hakkad seda kruttima ja tekitad inimesest sellist indu, et ta tahabki sulle rääkida sellist asja. Vanad inimesed eriti on väga ja lapsed, me kõik oleme, et siis saada sellise
sellise asja peale näiteks on minul nagu mõte alati olnud, et inimene unustab hetkes kõik muu ja hakkab mingist asjast mulle rääkima, mida ta tegelikult ei peaks tegema. Siis ta nagu hetkeks nagu vaibub ja jääb mõtlema ja räägib mulle seda söögi tegemist, kuigi tal ei oleks vaja seda teha. Või siis räägib mulle, et oi, ma käisin juuksuris, see oli nii hea kogemus, aga milleks ta mulle seda räägib? Sellest, et see oli nii hea, positiivne. Et seda üleval hoida ja teha head sellega, see on nii tähtis. Olgu, nüüd läks natuke lobaks. Ma kirjutan siiapoole veel välja, et siis oleks nagu parem aru saada uuesti veel. Et kui sa veel jaksad edasi vaadata, siis vaata edasi. Muidugi pane sõnumisse või tähendab siia alla, video alla, et mis sul mõtteid tulid sellega seoses. Et ma räägin nüüd seda veel natuke põhjalikumalt veel lahti natuke ja ole koos minuga edasi. Siit tuleb midagi huvitavat. Et siis punane on selline koht, ehk siis, et elu nagu kordub kogu aeg, on üks ja seesama. Kogu aeg üks on seesama, kogu aeg kordub. Kõik kordub. Et elu kordub. Siis mis sellega veel on, et on nagu teed midagi, aga nagu ei muutu midagi, vaid ta teeb natuke kergemaks. Ehk siis olen siin ja tee midagi, näiteks joogat teen siin ja minu elus nagu midagi ei muutu, natuke muutub, aga mitte eriti palju. Ja teen midagi siin, aga nagu ei ole nagu mitte midagi. Natuke on ja ehk siis vale lähenemine. Teed, aga ei ole ka see, mida võiks teha. Et siis võiks olla selline asi, et küsida endalt, et mis oleks see õige küsimus, et küsida endalt õigeid küsimusi, et kuidas ma saaksin oma elu nagu paremaks või mis ma pean endale tegema, et minu elu nagu paremaks läheb. Õige küsimus. Aga et edasi minna sellest, siis on selline, et see oleks nagu võtta selle kõige esimeseks. Siis alles võtaks, küsid ja mõtled, kas ta on õige vastus või vale vastus, kas ta läheb mugavustsoonist välja natukene. See on number 2 ja kas on selline asi, mis aitab sind või ei aita või siis on hoopiski viib sind selle vastuse küsimuse vastus viib sind selle sama koha peale tagasi, kus sa oled. Ja siis paneme selle roheliseks, et õige lahenduse nagu leidmine ja vastutus, eks ole, et lähme edasi ja mõtleme, mida me tegema peaksime. Et mis see on, mida me tegema peaksime?
Nüüd lähevad jalad küll valesti, aga noh, peaaegu. Nüüd läheb mu postament ümber, eks ma saan kuidagi see pandud. Selge. Et läheme otsime õigeid vastuseid, mitte teadlikult läheme, aga noh, mõtleme selle. Õige lahenduse leidmine. Õige lahenduse leidmine. See ongi siis 4. Ja sellega seoses, kui me käime need mõtted läbi, oma mõtteküsimuse läbi, et me kohe ei võta selle, mis tundub mugavalt, hakka mõtlema, et kuhu kohta see muutus tuleb, siis jõuamegi ehk siis küsimusele vastuse õigesse kohta. Jõuame lõpus, kui me väga mõnusalt nagu läbi selle mõtleme. Ehk siis teeme siia jäämäe ja siia teeme lipu, et finish. Et kui me need kõik läbi käime, siis me jõuame siia õigesse kohta. Et sellega seoses me saame teada, et mis meie õige vastus oleks ja tegelikult me tahame jõuda siia rohelise poole peale, ehk siis julgelt teha ja julgelt astuda nagu positiivsuse poole, et see positiivne, see on hea energia, areng. See on 5, noh, vahet ei ole, läks siis läks. Ja see on jah, areng. Ja siin ongi õige vastus. Õige vastuse leidmine. Tõde nagu väga lihtne, et kuidas seda siis saada. Et kõik need asjad on omavahel seotud. Et see vaid kõik see mõte ja elu, et elu annab meile nagu ülesande või sellise variandid, kuidas minna edasi. Et ma kirjutaksin siia, et see on meie nagu minu elu nagu küsimuste vastamise nagu skeem. Skeemi valik. Ja need on kõik omavahel seotud. Ja see oleks kõige parem, et see oleks nagu harmoonias ja leiaks õige vastuse, mis viib sind siis sellisesse heasse kohta, kus sul on kõige parem olla. Ja siis, kui sa nagu lahendust nagu ei leia, et ei küsi õigeid küsimusi näiteks. Et kui näiteks inimene ei saa aru, ei saa nagu, kui ma ei saa aru, mis ma selle küsimusega, millist vastust ma tahan, nagu olen segaduses. Ja nagu kogu aeg otsin vastust. Otsin vastust. Siis siin kollases oli, et ei küsi õieti, vaid võtan selle, mis kõige lihtsam on. Ei küsi õieti. Valin lihtsa tee. Et nagu
ei võta nagu ja siis vastutus või sellist ja siis veel tagatargaks on see, et süüdistad teisi veel. Või ennast. Nii. Siin punases nagu on näha, et kõik kordub, kõik on ringluses, kõik kordub. Kõik on see sama. Kurbus, hirm, väsimus, ja teadmatus, et mis homne päev toob. Ja samas sa ju tead, et midagi head ei tule. Ehk siis siin oleks kõige parem, et oleks nagu, siin oligi see koht, et sa tead, mida sa tahad, kui tuled tööl koju juba teadlikult, teadlikkus. Ehk siis sa tead, kuidas enda oma päeva ja olemist iseendale head teha ja kuidas kõik minu ümber muutub samas, uus käitumine. Ja uued tegevused. Uus, läks tagurpidi natukene. Ja see finišijoon toobki siis sinule välja selle, et toob nagu kergema elu. Toob sulle rahu või toob minule rahu. Kindlustunnet. See oleks nagu sellised asjad, mis oleks väga tähtis. Et mis sinul näiteks tekib, mis mõte sellega seoses tekib? Ja siis, kui näiteks on tihti lugu niimoodi, et minul olnud, et kui ma mõtlen midagi, et ma tahan teha seda, teen, kõik nagu läheb hästi ja siis ühtäkki ma tunnen, et jestas, ma olen nagu oravarattas, tead sa, et kõik hakkab täpselt otsas peale, et mitte midagi nagu, ei tea, kas mul nagu jõud lõpeb või ramm lõpeb või see skeem hakkab täiesti otsas peale, ehk siis jälle ma lähen töölt koju, ma olen väsinud, midagi ei toimu, lähen magama, jätan kõik oma ette, teevad kõik oma asju ja siis tekib selline tunne, et kuidas ma seda nagu siis muudan või kuidas ma seda siis nagu teha saan. Aga selle joonise järgi nagu ma sain aru, et ärka iseendale, et ärka nüüd üles. Et elus ei ole ainult see tähtis, et ma käin tööl ja lähen koju ja magan ja lapsed on nii suured, saavad ise hakkama, vaid see, et leida aega enda jaoks. Enne on nagu enda jaoks kõige tähtsam. Öeldakse, et kui lennukis õhumaskid kukuvad ja õhk saab otsa, siis kõigepealt sa pead ise endale maski panema ja siis paned lapsele või siis paned nagu täiskasvu jää kõrval olevale, sest et kui sa paned, ma ei tea, kuidas nüüd, kui kohe hakkab mõtlema, et kui lapsele ei pane kohe, siis ta sureb ära, aga kui panen lapsele ja ise ei pane, siis mina suren ära. Ehk siis see ei ole nagu isekas mõtlema, vaid see tähendab seda, et kui mina olen turvaliselt ennast päästnud, siis minul on jõudu jaksu teha seda kõike ka teistele. Nüüd ma ei räägi nagu õhupuudusest, vaid sellist näitlikkusest. Vot selline asi, et siia ma kirjutaksin veel sellised kõige tähtsama asja siia juurde. Mul ei olegi mingit värvi, mis oleks vinge. Äkki kuldne. Vaatan, kas mul see kuldne töötab. Töötab. Ehk siis minu nagu on olnud just see, et omast meelest ma olen võitnud. Et siis ma olen sellises ringis olnud ja see tundub nii kuldne ja nii hea ja nii mõnus. Ja siis, kui ükskord ma ärkan, et jestas, see on seesama, kõik seesama on, et
olen nagu lõdvaks lasknud ennast, et siia tuleb siis nagu, teeksin siia nagu orava. Oravaratas. Ma arvan, et sa saad aru, mis see ratas on. Kõik algab uuesti. Uuesti, ma ei tea, saate, on näha või? Okei. Ehk siis, kui ma arvan, et ma olen finišis ja heas olukorras ja siis ühtäkki ma ärkan, et jestas, ma läheksin siia tagasi selle koha peale. Et selles mugavustsoonis ma olin siin, sain aru, mida ma tegema pean, valisin rohelise, ehk siis õige lahendus, õige mõtlemine ja siis ühtäkki nagu jäin siia hõljuma siia pilve peale ja järsku see muutub tagasi sellesse, siin on A puudu. Vale, nii, vale lähenemine, ehk siis see kõik see muutub nagu rutiiniks. Rutiin on ka ikka, tead, ma ei tea, kuhu ma praegu selle rutiini oota. Rutiin, ehk siis rutiin on siin. Siis kollasest läheb nii kiiresti, tuleb siia, see on rutiin. Rutiin tuleb, siit tuleb nii kiiresti siia, et tekib selline rutiin ja sa oledki nagu, ma olengi jälle plõmps punasest tagasi. Aga peame kogu aeg ennast hoidma nagu liikumises. Muidugi igal ühel meist on üles allamäge, on võitusid ja on kaotusi, aga ma loodan, et sellest skeemist oli sul abi ja pane oma sõnum siia alla, kuidas sulle tundus. Nüüd tuli stopp meelde, et ma panen siia pildi üles ka sellest, mis ma siia joonistasin. Et siis ei ole vaja telefoni nagu klõpsida, et millal ma saan selle kõik joonise kätte. Et ma teen selle joonise nagu pildina sinna ka YouTube'i, et siis on näha. TikToki panen, YouTube'i panen ja mul on ka soomekeelne kanal, et sinna räägin ka soome keeles veel, siis kui ma jõuan. Tšauka, tšau, pane pöial ja telli kanal. Tšau!